Tere, mina olen Maria ja täna on meil üsna keeruline ülesanne. Nimelt me hakkame rääkima soostereotüüpidest, soorollidest ja ütleme nii, et võib minna plahvatusohtlikuks, sest vähemalt kui te olete viimasel ajal sotsiaalmeedias ringi vaadanud, siis näete, et kuidagi teravaks on läinud kogu see teema, kui räägitakse meestest ja naistest ja mehelikustest ja naiselikustest ja proovimegi täna kõik koos natukene selles teemas sotti saada. Nagu te juba võib-olla pealkirjast nägite, läksite närvi natuke, oli see tegelikult ju meelega tehtud. Ma pöörasin meelega tagurpidi selle, mida tavaliselt öeldakse, et see, kas mees ikka sobib juhiks, seda kiputakse küsima naiste käest umbes sellises vormulis. Ja see tähendab ka seda, et me oleme seda lauset näinud, aga veidi teises kontekstis. Ja need küsimused on tegelikult ajendatud uudishimust. Me ju tahame teada, mis on bioloogiline, mis on kasvatusega seotud. Ning soorollides, soostereotüüpides on hästi palju sellist, mida me arvame, et see on bioloogiline, kaasasündinud, geneetiline, aga tegelikult tuleb välja, et hoopiski sotsiaalsete struktuuride ehk siis kasvatuse ja keskkonna mõjud. Vaatame siis koos, mis siin täpsemalt on. Ja tegelikult ma tahaksingi siin alguses kohe öelda, et me ei pea võtma sellist hoiakut, et vaatame siis, kui jobud need mehed on ja kui nõmedad need naised on. Et see ei pea olema selline sõda kahe soo vahel. Et see ei pea olema kas üks või teine, et üks on alati parem kui teine. Pigem on nii, et me kõik oleme head. Me mõlemad oleme head ja kõigil võiks olla õigus olla õnnelik selles elus. Kõigepealt peab alati küsima, kus sa tead? Ehk siis, mis annab sulle üldse aluse sellest teemast rääkida, miks me võiksime sind usaldada sellel teemal? Ja mina tean sellest teemast eelkõige sellepärast, et nii mitmedki minu uuringud on viinud mind just nimelt sellistesse soostereotüüpidega seonduvatesse pundardesse, mülgastesse isegi võiks öelda, kus inimesed hoolimata sellest, millisest soost nad on, kannatavad selle tagajärjel, et neid on pandud pisikestesse ruudukestesse, et sa pead sellesse väikesesse ruutu kastikesse mahtuma. Ja tõenäoliselt kergitasite te seda esimest avaslaidi nähes veidi kulme, mis paganama testikuleeriline, mis asi see veel on. Ja täitsa õigusega, sest sellist sõna ei eksisteeri. Aga eksisteerib sõna hüsteeriline. Ja võib-olla te ei ole selle peale mõelnud, et kust kohast üldse selline sõna tuleb, mis on selle sõna tüvi. Hüsteeriline sõna tüvi on tegelikult emakas, sest alguses arvati, et mehed on ratsionaalsed, neil ei ole midagi viga, aga naised, need on imelikud ja tõenäoliselt on see seotud emakaga, kindlasti on. Ehk siis oli väga piiratud arusaam sellest, millised on inimeste bioloogilised ülesehitused ja millised me oleme naiste, meeste, naiselikkuste ja mehelikustega. Ja siit me jõuamegi selle juurde, et väga suur osa sellest, mida me peame reaalsuseks, see, et nagu asjad on ju niimoodi, need on ju alati niimoodi olnud. Ma ei tea, rahvused on sellised, sood on teistsugused, ma ei tea, me oleme ametist sõltuvalt ühte või teistmoodi, et need on just nagu sellised etteantud tõed. Aga kui me hakkame natukene sinna taha piiluma, siis me näeme, et reaalsus on väga sageli sotsiaalselt konstrueeritud. See tähendab see, mida me peame reaalsuseks, ei ole tegelikult bioloogiline paratamatus, vaid väga suur osa sellest, mida me peame fikseerituks, tõeks, nagu bioloogiliseks faktiks, on hoopiski miski, mida me oleme ajaloo käigus selliseks kujundanud. Ja seetõttu ka peaksime me natukene nagu hingama ja mitte hakkama kohe süüdistama üksteist, et teie olete sellised ja teie olete sellised, vaid mõtlema, et mida on see ajalugu ja see kultuur ja see kasvatus meiega teinud. Miks me oleme sellised, nagu me oleme? Kõigepealt alustame sellest, et juba see keel, mida me räägime, kuidas me asjadest räägime, mõjutab seda, millised me oleme ja kuidas me maailmast aru saame. Verbum creat omnia on selline ütlemine ja see tähendab põhimõtteliselt, et sõna loob kõik. Sõna loob teadmise. Ja kuna ajalooliselt on mehed olnud võimu juures, võimu loojateks, need, kes on otsustanud,
naised on olnud väga pikka aega täiesti ilma õigusteta, siis pole ju ime, et ka meie igapäevakeeles, kuna keel on üsna püsiv selline nähtus, siis meie igapäevakeeles on ka mees on norm ja naine on nagu, et te võite ka olla esimehed või mis asja, sest et veel 100 aastat tagasi ei saanud, ei tohtinud. Kui te mõtlete sellele, millal said naised õiguse hääletada, valida, millal ülikooli minna, millal lahutada, pangaarvet omada ja kõike muud säärast, siis tõenäoliselt saate te aru, miks me näeme nii palju neid sõnu, mille tüvi on seotud kuidagimoodi meheks olemisega. Ja see tegelikult ka loob meie peas selle arusaama, et kes sobib üldse juhiks, politseinikuks, õeks, lasteaia kasvatajaks ja kõigeks muuks sääraseks, kes on täitsa mees ja kes vingub nagu eit, kes viskab nagu plika, palli näiteks, ja kes on muhepunts. Et kõik need sõnad teatud määral ütlevad meile, kuidas maailmast ja inimestest mõelda. Ja need inimeste loodud, sellised igapäevased jutud, lood, mida me üksteisele räägime, muinaslood, sotsiaalmeedialood, need hakkavad tunduma meile objektiivse reaalsusena, et selline maailm ongi, sellised nad ongi, oma geneetiliselt koodilt siin ei ole midagi parata. Ja niimoodi hakkavad tööle ka soostereotüübid. Ja kõige hullem selle juures on see, et kui me kasvame üles arvates, et ma ei tea, kõik mehed on sellised, kõik soomlased on sellised, kõik vanainimesed on sellised, ehk siis kasvame nende stereotüüpidega üles, siis iga kord, kui keegi üritab meid veenda, et äkki see ei ole niimoodi, või üritab küsida, et miks sa nii arvad, siis me võtame seda rünnakuna. Miks sa tuled mind ja minu maailma, väga selget maailmapilti ründama? Lõpeta ära, loll oled. Ja sellepärast ongi võib-olla sellest soost nii keeruline rääkida, sest see on üks keskne demograafiline selline, nagu meie identifikatsiooni alus, ehk siis kui me ütleme, kes ma olen, siis väga sageli mängib sugu seal rolli. Ja ehkki ajalooliselt, kultuuriliselt, sellises meestekeskses maailmas on saanud väga palju kahju ja diskrimineerimist naised, ei ole mehed sellest jäänud puutumata. Mehed ei ole võitjad kogu selles soostereotüüpide trallis. Sest kui me mõtleme sellele, eriti kui te kuulate neid lugusid, mida räägitakse täna meile sotsiaalmeedias, milline on õige mees, milline on õige naine, siis see on väga sageli selline pisikene kastike, kuhu meid kõiki tahetakse toppida. Ja meeste peamine kahju saamine selles süsteemis on see, et mees ei saa olla nagu päris inimene. Ta peab natuke nagu robot olema. Raha teenima, mitte kunagi nutma ega olla häiritud. Ainult viha on lubatud, mitte ükski muu emotsioon ei ole mehelik, on ju. Ja tegelikult ka näiteks, kui ma ei tea, sa sõbrale õlale patsutad, siis vist on nagu okei, aga tegelikult homofoobia on võtnud, kuna homofoobia on nagu see, et milline on õige mehelikkus ja õige mees ei ole ju selline, siis homofoobia on võtnud tegelikult ka lääne kultuuris meestelt füüsilise puudutuse võimaluse sõprade vahel. Ma loodan, et see on muutumas, sest ma näen küll teid teismelised poisid, te elate üksteisel seljas ja kallistate ja olete natuke teistmoodi. Aga mõelge näiteks oma isade põlvkonnale, mõelge oma vanaisade põlvkonnale. Nad olid puudutuse näljas, sest mees, õige mees, ei puuduta teist meest. Loomulikult te saate aru, ma räägin täiesti irooniast, sarkasmist nõretavana siin praegu. Aga see ei ole ainult indiviidi küsimus, see ei ole ainult see, et meie saame haiget selle käigus, vaid neid sooliseid stereotüüpe kasutatakse väga osavalt ära ka näiteks desinfos. Ehk siis infosõjas, kus käibki võitlus selle üle, milline maailm peaks olema. Täna näiteks Venemaa poolt tulev propaganda räägib meile väga selgelt seda lugu, et tegelik õige Jumala poolt antud maailmakorraldus on patriarhaalne. Mehed otsustavad, teevad asju, naised on rusika ja pliidi vahel. Ja kõik see lääne, roosa, lilla, löga ja võrdsed võimalused, see on ebanormaalne. Selliseid lugusid räägitakse meile väga teadlikult Vene propagandamasina poolt. Ehk siis üks sugu on parem
teine sugu on vähem väärtuslik ja peamiselt on väärtuslik tema emakas. Läheme nüüd aga juhtide juurde. Kõigepealt, nagu me palusin teil ka mõelda töölehel, et milline on üldse hea juht erinevates kontekstides. No ma ei tea, võite mõelda koolijuhile, võite mõelda õpilasomavalitsuse juhile, aga ka oma bossile, ma ei tea, mingitele tippjuhtidele, keda te imetlete, et mis on need omadussõnad, mis nendega kaasnevad. Ja siingi on palju sellist, mida me oleme ära õppinud läbi nende teiste lugude, mida meile räägitakse. Mida meile on räägitud meediast, tuttavates lugudes, dokfilmides, mida öeldakse jõululauas mööda minnes, mida kirjutatakse õpikutesse ja mida me üksteisele iga päev mitu korda ütleme. Näiteks, kumb on õrnem sugu? Siin on lausa sünonüümiks saanud, et õrnem sugu on naised. Me oleme harjunud niimoodi ütlema, meie keel ütleb, et see on niimoodi. Tegelikult, kui me hakkame vaatama teadusuuringutesse, siis kõigepealt me peame küsima, mida üldse tähendab õrn. Kas õrnahingeline, nõrgad luud, see muskli suurus, mis asi on see õrnus? Ja kui me näiteks vaatame õrnust sellise tugevuse ja nõrkuse skaaladel ja muide nõrk olemine ei ole alati miinus. Näiteks, kas tänaste TI lahenduste arendaja jaoks on oluline olla nagu megatugevate lihastega? Tõenäoliselt on see tema tervisele hea, aga selle töö jaoks, selle jaoks, mida ta teeb, seda tegelikult ei ole vaja. Ta ei pea kellelegi lõuga andma, ta ei pea domineerima teiste üle füüsilise jõu kaudu. Aga tulles tagasi selle õrnema soo juurde, tegelikkuses teadusuuringud näitavad, et naised ei pruugi olla õrnem sugu. Näiteks naised kannatavad pikema perioodi vältel ja tugevamat valu. See on bioloogiliste faktidega seotud. Sünnitus on äärmiselt traumaatiline ja valus kogemus ja sellest tulenevalt on naistel tekkinud pikaajalise valu talumisel nagu tugevam valu läbi. Või näiteks, kui inimesed jäävad haigeks, siis kuidas nad tajuvad oma haiguse tõsidust. Kui on samad sümptomid, siis väga sageli mehed tajuvad neid sümptomeid nagu hullemana, kui naised ütlevad, et nad ennast tunnevad. Võite ise neid uuringuid juurde vaadata. Või siis küsimus, kes on matemaatikas parem, kas poiss või tüdruk? Et see on selline äärmiselt sooga seotud küsimus ja häid matemaatilisi oskuseid peetakse sageli juhtidele olulisteks omadusteks ja oskusteks. Ehkki tõenäoliselt te leiate näiteid väga palju oma koolist, kus poisid on väga head matemaatikas, olümpiaadivõitjad ja nii edasi, siis kui vaadata suuri uuringuid kultuuride üleselt, on väga selgelt näha seda, et poisid ja tüdrukud oma matemaatilise mõtlemise võimetelt on põhimõtteliselt võrdsed. Üks suur erinevus tuleb sealt, kuidas see ühiskond suhtub sellesse, et tüdrukud ja naised on ka matemaatikas head ja jõuavad juhikohtadele. Nendes ühiskondades, kus on palju eeskujusid teaduses, poliitikas ja nendes kohtades, kus siis on neid matemaatilisi teadmiseid ka vaja, nendes keskkondades, nendes ühiskondades on tüdrukutel ka paremad tulemused. Ehk siis on teatud mõttes selline enesesse usu küsimus, et kas ma olen mates hea, kas minu sugune saab üldse olla selles asjas hea. Siia võib tasakaaluks tuua näiteks, et ma ei tea, poistel ei ole empaatiavõimet ja nad ei saa hakkama tunnete haldamisega. See on taaskord baastasemel tõenäoliselt üsna sarnane, aga siis me hakkame kasvatama poisse ja tüdrukuid endalegi märkamata ja mitte meelega, natuke erinevalt ja sealt jooksevad need suured erinevused sisse. Miks ma seda räägin, on see, et tasub mõelda, mis siis, kui me teeksime seda teistmoodi? Mis siis, kui me pööraksime kõik pea peale? Millised oleksid tulemused siis? Milline näeks maailm siis välja? Ja milline võiks olla see muutus, mis jätaks kõik võimalikult terveks ja õnnelikuks? Sest kas see ei ole iga inimese elu eesmärk? Olla võimalikult õnnelik ja teha oma elukäigus võimalikult vähe kahju teistele. Et minna niimoodi süvafilosoofiliseks on. Siis väga populaarne, meilgi poliitikud viskavad seda ikka nina peale, et kui naine siis järelikult emotsionaalne ja ülesköetud, ebaratsionaalne, naised, need ju
issand jumal, need ei oska üldse oma aju tööle panna, hormoonid võtavad üle. Siin ka mõni näide võib olla, mis on käinud meediastki läbi, kus on siis väga selgelt mängitud sellele, et naised on just nagu emotsionaalsemad ja ratsionaalsemad. Ja siin tasub jälle minna kontrollima, kas see on päriselt nii. No kas või juba väga kiire guugeldus, AI esimene ülevaade ütleb meile, et tegelikult selle ratsionaalsuse ja emotsionaalsusega on meil ka üsna võrdselt. Ja kui me vaatame päris teadusuuringutesse sisse, siis esiteks ütlevad suur osa uuringutest, et emotsioonid on osa ratsionaalsusest. Need kaks ei ole vastandid, vaid nad on teatud mõttes kombodiil. Aga me oleme harjunud mõtlema niimoodi, et on olemas teatud mõttes nagu mehelikud emotsioonid, viha, põlgus, üleolek, agressiivsus, teate, on ju. Ja siis on naiselikud emotsioonid, nagu õrnus, headus, rõõm, armastus, hellus, kõik sellised asjad. Ja me oleme jäänud kuidagi nagu sellesse lõksu kinni, et see, mis on ühele, see jumala eest ei tohi teisele olla. Aga ei kõla nagu tegelikult ju õigesti. Ja siingi on näidanud väga palju erinevaid uuringuid, et tegelikult meie sugude vahelised erinevused on väiksemad kui soo sees eksisteerivad erinevused. Ja siin võite hiljem ise vaadata, näiteks on vaadatud ja üritatud uurida seda, et kas see ratsionaalsus ja emotsionaalsus võiks olla seotud näiteks riski võtmisega. Et kas sa julged võtta üldse riski, hea juht võiks ju natuke ikkagi julgeda riski võtta. Taaskord, soo komponent ei ole nii oluline kui see, milline on see ümbritsev kultuur seal. Just nimelt see riski küsimus. Et siin on näiteks öeldudki, selles uuringus siis tuli välja, et mehed võivad hinnata üle oma riski tolerantsi või riski vastuvõtuvõimet, samas kui naised ise peavad ennast madalama riskitolerantsiga. Ehk siis on jällegi enesehinnangute küsimus ja kui ma usun midagi enda kohta, siis sellest saabki tõde. Aga loomulikult ei ole asi ainult meie enda sees kinni, vaid on ka väga palju küsimusi, mida teised just nagu kontrollivad meie ümber. Et mis on nagu lubatud ühtedele ja mis on teistele lubatud. Kui meespoliitik tuleks Riigikokku kärts lillas ülikonnas, sädelevas ülikonnas, siis kõik vaataksid ja üksid, issa, mis klounaad on ju niimoodi, see ei ole ikka sobilik. Või lõikab endale imeliku soengu pähe, on ju. See pole mehelik, see pole õige, see pole tõsiselt võetav. Või kui hakkab kõnet pidades nutma Riigikogu puldis näiteks. Sest et tegemist on, ma ei tea, lastevastase seksuaalvägivallaga või millegi muuga. Siis üsna kiiresti tulevad netikommentaatorid kindlasti, aga ka teised mehed ja naised tema ümber ja hakkavad teda just nagu kontrollima, et kuule, võta nüüd ennast kokku, ole nüüd ikka mees ja nii edasi. Sarnaselt võime mõelda, kui Jüri Ratase sotsiaalmeedias postitati selline pilt, siis sellele ei järgnenud väga suurt arutelu selle üle, kas see ikka sobib peaministrile niimoodi ennast paljalt eksponeerida koos oma sõpradega. Küll aga kujutagem lihtsalt ette, et kui Kaja Kallas oli meie peaminister, kui tema oleks pannud oma sõbrannadega sellise pildi, me ei oleks ära jõudnud hekseldada seda, ütleme siis, arutelu, mis oleks sellise pildi sobilikkuse kohta tulnud. Ja täna sotsiaalmeedias, kahtlemata teie põlvkonnal eriti, on väga tuttav selline polariseerunud arusaam mehelikest ja naiselikest inimestest ja sellest, milline on õige mees või naine. Selle üle käib kõva võitlus, sest selles on kõva raha. Tähelepanu majanduse oludes ei ole tähtis, et sa looksid sellist head, moraalset, toetavat, vaimset tervist turgutavat, ühiskondi hoidvat sisu, vaid tähtis on saada klikke ja silmamunasid. Kas või väga vihaseid, kas või väga naeru vääristavaid. Inimesed käivad ju vaatamas ka endale mitte meeldivat sisu, hate watching on ju. Meeste puhul on olnud väga palju juttu just sellisest nagu macho hüpermaskuliinsest kultuurist, mille käilakujuks on Andrew Tate, millest ma loodan ei pea täna enam eriti palju rohkem kriitiliselt rääkima, aga sääraseid tegelinskeid on meil hästi palju sotsiaalmeedias. Ja teiselt poolt luuakse ka naiselikkuseid, just nimelt, et milline see õige naine siis peaks olema.
mida ta peaks tegema, kuidas käituma, milline välja nägema ja millistes ühiskondlikes suhetes osalema või mitte osalema. Kusjuures oluline on tähele panna seda, et ühe rolliga domineerimine, raha tegemine, parem olemine, ambitsioonid on seotud enda elu turvalisemaks muutmine, teise puhul aga usaldatakse oma elu kellegi teise kätte. Jäädakse ilma töökogemuse, ilma igasuguse finantstaustata näiteks ja siis avastatakse 45-aastaselt näiteks, et oledki üksi oma lastega, mis sa siis teed? Et siin on teatud ebavõrdsused, mis jooksevad kokku. Ja niimoodi võitegi te mõelda nüüd siit edasi sellele, et mis on need erinevad asjad, mida me nagu kõhutunde pealt peame mehelikuks või naiselikuks, mis on meie jaoks nagu sellise hea tähendusega ja mis on miski, mis on naeruväärne või nõme ja miks me niimoodi arvame. See miks küsimus võiks olla igal pool. Et siin nimekirjas on nüüd hästi palju erinevaid asju ja siis võitegi koos arutada, kas või panna siia sama pausile ja vaadata ja arutada, et miks on üks või teine asi nagu pigem seotud ühe või teise sooga. Ja alati ka küsides, et aga kust on mittebinaarsed inimesed siis, on ju? Sest me räägime kogu aeg nagu sellisest vastanduvast, kahest, duaalsest, kuigi tegelikkuses ei ole see vastanduv ega ei ole see ka binaarne. Rohkem saate uurida juhtide ja soo kohta Praxise uuringust, mis on paar aastat tagasi tulnud tippjuhtide uuring, kus just nimelt püüti aru saada sellest, kuidas mehed ja naised juhtideks saavad ja milliseid barjääre nad seal kogevad, milliseid ebaõigluseid. Kui teid huvitab see teema rohkem, siis võtke minuga ühendust, ma räägin hea meelega neid jutte teiega alati edasi. Võtke minuga ühendust kas emailitsi või otsige mind üles erinevatest sotsiaalmeediakanalitest ning loodetavasti kohtume peatselt taas.